tere õhtust, armas publikum. Ilusas juulikuuses kuumuses Pärnus, kus siis veel? See on õige koht teile, õige koht ka, usun, et kaunile, veidikene vanamoodsale puhkpillimuusikale. Teie ees on Pärnu Jaagupi pasunakoor, kes alustas veidi vale stardiga. See tähendab, et kui me kella vaatame, siis meie kohtumise alguseni on jäänud veel 1 minut. Aga usun, et see on vaid rõõm, sest et aega mõõdab suvel loomulikult päikese kulg ja öö lühidus. Nii et olgem meiega, meie oleme teiega vanas harmsas foksis, valsis, tangos, polkas, siin Vaasa aias. Pärnu Jaagupi pasunakoor. Kuna kõlas valsiviis, siis on meie järgmine lugu ka loomulikult valsiviis, sest tänasesse õhtusse kuulub ka jalakeerutus loomulikult julgetele. Ja nii kui ikka käib 2 valssi paaris. Valss number 1. See oli valss number 1. Ehk siis vana valsiviis kuskilt kaugetest ammustest aegadest. Ja number 1 võib olla selle poolest, et ehk esimene, ehk see muusikaviis, mida kõik
on saanud maitsta kunagi oma nooruses. Võib-olla kui poisikese põlves alustasime pillimängu mõnede vanemate härrade kõrval, siis kõlas ikka seesama valsiviis, mis oli noorte jaoks number 1 ja vanade jaoks võib-olla number 1 selle tähtsuse poolest. Aga arvan, et siia kenasse vanasse hiidsesse parki ei saa kuidagi tähtsust üle tähtsustada ei milleski osas, ei muusikas, ei inimestes, ei nooruses ja ei ka meie nii-öelda pikas minevikus, mis meil paratamatult elus kogu aeg juurde tuleb. Need põlispuud on kindlasti näinud ja kuulnud palju, võib-olla ka valsse. Aga nüüd vähekene napsakam, vähekene kiirem lugu ehk siis polka, mis seal muud kui üks tantsupolka. Ja kes aga sooviks, see võiks tantsida, keerutada. Loo pealkiri ongi just tantsi, tantsi, keeruta. Olgem lahked. Tantsi keeruta, vana hea Tšehhi polka. Kes mäletab laulu sõnu, siis oli veel seal lauldud sõnadega, et ära ahju purusta, mis tähendab, et peab mitte tuliselt hoogu minema, vaid tuleb ka oma tantsusammu kontrollida, et ahju uksed jääksid ikka ette. Niisiis on saabunud õhtuvaikus, kuhu kuuluks ära üks muistne tango. Tango kevadkuul ehk siis kevadisel kuul, mis heliseb meie südames aasta järel ehk samamoodi ja ka 100 aasta pärast. Miks mitte? Kui me silmad vaid seda näeks. Järgmine pala kätkeb endas mitte ainult kaunist luulet ja kaunid mõtteid, vaid me esitame teile ka nii-öelda ansamblilise soolo osa. Meil on täna väga suur rõõm ja au musitseerida
koos suurepäraste instrumentalistidega, nimelt trompetistid Andres Peetson ja Lois Lepala astuvad teie ette. Suur tänu. Loomulikult on kevad alati ilusam koos sinuga. Armastusest räägib muusika ja räägib ehk alati. See on sinna helidesse juba hammustest aegadest peidetud. Inimestel on vaja ainult teritada kõrvu ja loomulikult avada oma süda. Ja loomulikult, kui on kohal aamur, armastus, tunded, kired, siis ei puudu õhust ka liblikad. Ja mitte ainult õhust,
vaid öeldakse ka kõhust. Järgmine lugu, Liblika valss. Armastus õhust ja kõhust. Liblika valss tundub, et ka siin orkestri poole peal on väikesed liblikad meie sees ja meie ümber, sest et see muusika meid erutab, toob meid kokku ja viib meid nii-öelda pillimängu juurde. Järgmine pala. Õigupoolest igal palal on oma mingisugune ajalugu. Kuskil keegi on selle välja mõelnud, võib-olla kellelegi kuskile on saadetud see kuskilt kõrgemate jõudude kaudu, see muusika ja näed see helide kogum, siis on pandud see paberile ja õnneks leidub muusikuid, kes nii-öelda löövad hambad tordi sisse, nii kui pagari keeli rääkida. Aga loomulikult nii, nagu on paladel ajalugu, on inimestel oma ajalugu, on kombed, on maad ja rahvad ja rahvused. Järgmine pala on Poola rahvamuusika pala. Ei tea, kas ta on päris rahvalik või rahvamuusika, aga igal juhul kõik Poola inimesed seda laulu teavad. Eestlased teavad seda natukene teistmoodi. Refräänis, ma pean silmas praegu 2 takti. 2 takti, 3/4 takti mõõdus on 6 lööki, jagada see 8 osadeks on see juba 12 nooti. No ja nii edasi. Aga see ei ole praegu tähtis. Seal on nimelt üks naerukoht, mida tuleb naerda kõhust, just sealt samast kõhust, kus on liblikad peidus. Ja naeru koha peal mitte midagi muud kui kui suutsite ära lugeda mitu ahvatust ma tegin, see oli täpselt 12 korda. Nii lihtne on muusika. Lugeda ei ole vaja, laske intuitsioonil lennata.
See oli Poola rahvamuusika. Nüüd aga teeksime ühe väikse žanri muudatuse. Praegu toimus väikene kiirkoosolek, neid nimetatakse vahetavalt välkkoosolekuks. Nii-öelda välk selgest taevast. Vahel juhtub nii, et oled valmis mingiks teoks, aga siis tabab sind välk ja sa näed, et välk tabas sind õige koha peal. Idee maksab alati rohkem kui nii-öelda umbsõlme tõmmatud teooria. Järgmine pala, ehk siis žanri karakteri muutus, on tangopala. Tango. Tangol on ka oma ajalugu ja loomulikult oma maa, kus ta pärineb. Ja võib kindlalt väita, et tango on oma ritmidelt piisavalt kuum, et arvata, et see muusika tuleb kuskilt lõuna poolt ja isegi üle suure ookeani, Lõuna-Ameerika mandrilt, Brasiilia, Argentiina ja nii edasi. See on kuulus nii-öelda tango manner. Aga miks eestlased kõik tangot armastavad? No võib-olla selle tõttu, et Põhjamaal siin on külm, kuidagi tuleb oma kirgi kuumana hoida. Selleks tuleb siis lihtsalt tangot tantsida. Ja miks mitte silmas pidada ka mõtet, et lätlased muuseas on alati eestlaste kohta ju öelnud, et Karjatši estonskie parni. Tango.
soome keeli ära tõlgituna oleks siis, et Huumia Viron poikia. Nüüd aga hoopiski eriline pala Jakobi sulest on pühendatud Pärnule. Pala pealkiri on Pärnu suvi ja muuseas see pala on esitatud ka 2019. aasta laulupeo Puhkpilli orkestrite repertuaari. Saame näha, kas kala neelab konksu alla.
Jakob Kaunissaare, tõesti meie mees, võime öelda. Traditsioonide jätkaja. Pala oli minu meelest väga huvitav, 3-osalises vormis, da capo uuesti ja kõik muud muusikalised itaaliakeelsed terminid, mis selle pala iseloomustuseks küll sobiksid. Aga nüüd tagasi Pärnu juurde. Pärnu, no mis toob inimesi Pärnu? Pärnu toob inimesi loomulikult meri ja kuum rannaliiv. Mis veel toob Pärnu? Loomulikult Pärnu turg, loomulikult kalaturg, loomulikult jõgi, laevad, kõik, mis selle ümber on. No nii nagu maailma kultuur on saanud alguse ju vee ja jõgede äärest, sest et seda kaudu saab tulla ja minna. Ja nii on tuldud ja mindud juba aegu ammuseid. Meie järgmine pala on originaalne pala. Helilooja on Pärnu mees olnud sünnist saati. Merevee sees võiks isegi öelda, sest et pala räägib just ei millestki muust kui uuest paadist. Aegu tagasi öeldi sellele nimeks ka rannakolhoosis. Miks mitte? On ilusaid aegu olnud. Aga nüüd Valter Ojakäär, uus paat. Seda paatrit pole tehtud linnuust, kaaretise painutasin tammepuust. Ei ma pannud milliroogu mastideks ega punapõllekesi purjedeks. Tugev mootor tuksub nagu südatal, ained temal mühisevad räävi all. Teada ennast kannab 3 kanget meest, kes on läbi käinud mitte merevöö. Kõige nooremal on Ülevalla rand, panen võrke laskma teistest osavad. 3. väga palju laule teab, teda kuuldes meest istata. Igal mehel noorik randa maaja, igal ühel kallim paadi vastas seis. Aga harva näen ma oma väiksekiir, tema on ju tähtis karjabrigadiir. Tema kaunis on, kuid kiber nagu sool, ütleb sina merest kehva kalatood. Rohkem kasu toovad minu kirjakud, kui su lahjad tursad kestad kõvel suud. Oota, turgu taru tunned vaid, täna toon sul iludusi hangerjaid. Sümpakad ja sirged sama kuumenes, tulevad ja kummarduvad sinu ees. Oota, küll sa minu karja näha saad, lähed laiad laugud otsal säravad. Selja huimed vikerkaarest värvitud, küljed õbe rahadega kirjatud. Selja huimed vikerkaarest värvitud, küljed õbe rahadega kirjatud. Valter Ojakäär, uus paat. Nüüd aga pala päikeselisest Itaaliast. Anema Core.
ehk siis hinge ja südame. See laul on teile kindlasti võib-olla tuntud, võib-olla tunnetame meloodia. Lauldi seda laulu väga palju 60ndatel aastatel ja seda laulis üks väga väike poiss, imelise jumaliku häälega. Tema nimi oli Robertino Loretti. Nüüdseks on ta juba vanahärra, loomulikult ka pika minevikuga, aga täie tervise juures ja laulab sama hästi. Loodan, et see pala teile meeldis. Tagareas seal lausa visatakse mütsi õhku. See ainult innustab ja liigutab loomulikult muusikuid. See on tunnustus. Aitäh! Enne kui me hakkame mängima teile džassi, siis bluusi ja swingi, et nii-öelda tõestada või näidata või lihtsalt olla ka nii-öelda ajas eneses, mis meid tänapäeval ümbritseb. Mängime ühe kena valsiviisikese, jättes siis hüvasti möödunud aegadega. Valss kannab pealkiri Rukkililled. Väga ilus aeg, kui rukkililled rukkis õitsevad.
aitäh kaasa elamast. Nüüd aga, nagu te näete, vahetavad pillimehed noodipuldil nootide kaanevärvi. Eelnevad olid musta värvi. Nüüd on seal sinist värvi ja mine tea, võib-olla mõne aja pärast on ka seal valget värvi. Ja mis kokku ongi siis sini, must, valge. Trompetisoolo Loit Lepala.